Siia Tallinnas toimuvale kohvifestivalile on tulnud väga palju kohvisõpru, aga üks teema, mis siin läbi käib, on kohvi hind ja see muutub järjest ja järjest kallimaks. Kohvi joovad inimesed on ilmselt märganud, et kohvi hind poodides on isegi soodushinna korral ikka päris krõbe. Täishinnaga ostavadki kohvi vähesed, teatasid kaubanduskeskused eelmisel nädalal, ikka jahivad inimesed sooduspakkumisi. Midagi odavamaks ei lähe, selgus kohvifestivalil kohvimüüjatelt hinnateemat uurides. Tahaks öelda häid uudiseid, et läheb odavamaks, aga ma kardan, et siin kindlasti aasta nüüd esimene pool ja võib-olla ka nagu kolmas kvartal see hind niimoodi ei lange. Ütleme niimoodi, et kõik tootjad, maaletoojad, röstjad üritavad anda endast kõik, et see hind nagu veel rohkem ei tõuseks. On jutte, et see hind võib siis aasta lõpuks hakata jälle allapoole minema. Kunagi peeti kalliks avalikes juttudes 3 euros kohvitassi Tallinna kesklinnas. Vanad head ajad tuleb nüüd nentida, sest Tallinna kesklinna kohvitassi hinnad kerkivad juba 4-5 euro juurde. Kui alla 4 euro leiab, siis on juba hästi. Mis oleks see hind, kus vaatate, et kohvi jääb joomata, nii kallis kohvi ei osta? Üle 4 euro ütleks. Kui palju teie jaoks on selline normaalne kohvitassi hind kohvikus? 3-4 vahel. Mis hind oleks see, kus loobuksite ostmisest, et ei ole vaja? Ma arvan, et ei olegi. Olete mõnikord vaadanud kohvikus, et nüüd lähevad hinnad juba 4-5 euro juuni, et ei võta? Jah, see olemegi hakanud kodus rohkem tegema. Me tegelikult ei joo kodus kohvi, et kui me käime väljas, siis me lihtsalt lähme ja võtame selle, me ei vaata hinda. Eks kohv ole selline jook, et kes seda joob, siis joomata juba ei jäta. Aga kui kohv maksab palju, siis võiks vähemalt selle raha eest juua head ja erilist kohvi, kõlas kohvifestivalil pea iga väljapaneku juures. Hetkel mina isiklikult ei ole meie äris tajunud, et oleks vähem tarbimist, aga võib-olla on see hetk, kus inimesed lõpuks hakkavad tarbima natukene paremat ja vähem ja on valmis rohkem ka maksma siis. Tegelikult kohv on luksuskaup alati olnud, et on lihtsalt kõige odavam luksuskaup, mida inimene endale lubada saab ja kõige viimane luksuskaup, millest ta loobub. Aga jah, hinnagraafikuid vaadates siis tõesti paistab niimoodi, et aina vähem inimesi tarvitab seda nüüd siis nagu igapäevaselt või siis vaatab enda neid ostuotsuseid nagu väga konkreetse pilguga nüüd uuesti üle. Kuid miks on hinnad tõusnud? Selleks on 2 põhjust. Üks on viimase ajal ebasoodne ilmastik, mis vähendab saaki ning kasvupinda, kuid teine põhjus on ka. Varem olevat kohv olnud lihtsalt ebaõiglaselt odav. Samamoodi ma arvan, et oma osa on selles, et lõpuks farmerid tegelikult on hakanud võitma sellega ja ka nemad saavad aru, et sul on vaja rohkem küsida, et ise rohkem teenida. Siiamaani on olnud alati need lõpptootja, see, kes on võisanja, aga nüüd on võib-olla asi pöördub natuke rohkem farmeri kasuks, et farmer hakkab ausamalt tasu saama selle eest. Maailmas juuakse päevas 2,25 miljardit tassi kohvi. Eesti täiskasvanud elanik joob keskmiselt 0,4 liitrit kohvi päevas.